Tere! Täna räägime sellisest teemast, et miks on investeerimisega alustamine paljude inimeste jaoks nii raske. Et olen nii omast tutvusringkonnast kui ka blogi ja raharaadio kaudu saanud suhelda päris paljude inimestega ja üsna tihti tuleb ette seda, et tahetakse investeerimisega alustada, aga ei ole seda millegipärast suudetud teha. Ehk täiesti tüüpiline olukord on see, et saan mõne tuttava kokku, kellega väga tihti ei suhtle ja siis räägib, et ma olen jälginud, et sa seal Facebookis jagad mingeid investeerimisasju ja nii edasi, et ma olen ka mõelnud, et peaks investeerima hakkama, aga ei ole seda siiani veel teinud. Ja siis võib-olla kohtume mõned aastad hiljem ja räägime sama juttu ja endiselt pole tegudeni jõudnud. Samamoodi on näiteks inimesi, kes käivad päris tihti koolitustel. Ma näen mõnda, kes on ikka päris mitmel koolitusel käinud, võib-olla lugenud ka mingeid raamatuid ja nii edasi ennast harinud selles vallas, aga endiselt ei ole tegudeni jõudnud. Miks ei jõua, et mis seda alustamist takistab? Siin ma olen välja toonud erinevad kategooriad, kuhu takistused minu kogemuse põhjal langeda võiksid, ehk siis need on need teemad, mis on ette tulnud ja mis inimesed on mulle rääkinud ja mida ma olen ise tähele pannud nendega suheldes, aga kindlasti võib neid veel olla, et see ei ole lõplik nimekiri siin. Esimene neist on näiteks piiravad uskumused, mis takistavad alustamist ja need võivad olla siis täiesti seinast seina, et võivad olla rahaga seotud, et suhtud rahasse näiteks negatiivselt ja see takistab. Või siis investeerimisega ei saa raha teenida, sest et pangad võtavad kõik raha endale sealt või midagi sinna vahepealselt, et neid võib päris palju olla. Siis teine asi on näiteks hirmud ja teadmatus, just seotud siis kas investeerimisega või mis iganes muude ohtudega, mille jaoks näiteks pead hästi palju raha kõrvale panema või mille pärast ei julge üldse raha kõrvale panna, et need võivad ka täpselt samamoodi seinast seina olla. Kolmas asi on selline asi nagu mõttevildakused. Inglise keeles on termini nimi cognitive biases. Mina olen seda tõlkinud mõttevildakusteks. Ma ei tea tehnilist terminit, ma ei oska öelda, mis see reaalne termin on. Mõttemustrid siis kas siis takistavad meil alustamast edukalt või siis segavad meil edukalt tehinguid teha või rahaga ringi käia. Nii et meil jääks investeerimiseks üldse midagi. Neljandaks on ka lähedased inimesed, ehk siis meil kõigil loodetavasti on mõni pereliige, töökaaslane, sõber, tuttav, kellega veidi rohkem suhtleme ja nemad võivad muutuda takistuseks. Enamjaolt ei ole see takistamine pahatahtlik, aga siin on omad nüansid, miks seda tehakse. Tihtipeale isegi mitte teadlikult, aga sellest räägime juba järgmistes videodes lähemalt. Ja siis 5. punkt on infomüra. Siia alla lähevad igasugu erinevad asjad, uudised, müügimehed, kogu see info, mis eksisteerib investeerimise ja rahaga ringi käimise kohta, selle võib siia alla liigitada. Ja see on ka antud video teema, et sellest me räägime selles videos täpsemalt. Teistest teemadest me räägime juba tuleviku videodes, aga praegu jääme infomüra juurde. Ja siis on igasugu erinevad põhjused, mis võib-olla siia kategooriatele ei sobi ja millest võib-olla isegi mina ei ole kuulnud, aga mis ka inimesi tagasi hoiavad. Tulles nüüd selle infomüra juurde, siis vaatame esiteks sellist asja nagu selline ilus ring või rõngas, kuidas keegi nimetada tahab. Aga oletame, et selle rõnga sisse jääb siis kogu info, mis on investeerimise kohta olemas ja mida jagatakse. Et siia lähevad kõik uudised, majandusest aruanded, igasugust erinevate varaklasside kohta käiv info, koolitused, raamatud, nii edasi, kõik see info, mis investeerimise kohta üldse tuleb, et kõik see on siin rõnga sees. Ilmselgelt kogu see info ei ole väärtuslik, kogu see info ei ole mõttekas, ei oma mingit mõju, vähemalt mitte mingit positiivset mõju sinu investeerimisele, kui sa seda infot kuulad. Ehk siis oletame, et siin sees on teine rõngas selline, kus on siis potentsiaalselt kasulik info. Kui tahad kasu saada või kui tahad edukalt investeerida, siis peaks vaatama mingit infot sellest rõngast. Et seda ülejäänud justkui peaks oskama ignoreerida. Ilmselgelt ei ole ka kasulikul infol alati sinu jaoks kasulikku väärtust. Kui sina näiteks investeerid kinnisvarasse, siis aktsiate kohta käiv info ei ole väga kasulik.
kui sa investeerid aktsiatesse, siis kinnisvara kohta käiv info ei pruugi olla just väga kasulik, eks. Et see on nagu potentsiaalselt kasulik, aga ei pruugi olla sinu jaoks kasulik. Nüüd sellest me eeldan, et kõik saame aru, et seda kõike infot meil teoreetselt ei ole vaja. Et kui me näiteks investeerime Balti börsil mingitesse kohalikesse ettevõtetesse, Tallinna Vee aktsiat ostad, siis tegelikult see, mis toimub Iraani turul mingi betooni tootjatega, siis see ei puuduta väga sinu investeeringuid, eks. Enamus inimesi, ma eeldan, et tulevad umbes sellise ootusega, kui nad natukene investeerimist midagi on kuulnud juba, siis nagu tuleb see ootus, et mul on vaja umbes seda infot, mis siin rõnga sees on, et siis ma võiks nagu alustama hakata ja investeerida. Paraku kipub reeglina olla nii, et ka see ring on väga suur, ehk inimesed eeldavad, neil on vaja hästi palju infot, mida tegelikult alustamiseks vaja ei ole. Et hästi tüüpiline on see, et inimesed muretsevad, et kuidas makse näiteks deklareerida või kuidas seda tulu deklareerida järgmise aasta tuludeklaratsioonis juba enne seda, kui üldse investeering on tehtud. Et tegelikult sul on aega selle tulu deklareerimiseks kõvasti ja seda infot ei ole nii-öelda alustades vaja. Kui me räägime deklareerimise osast, siis nagu enne tekita tulu, siis on mida deklareerida ja siis leia lahendus sellele, kuidas seda teha, eks. Et meil on kalduvus mõelda täielikult üle ja see on ülitüüpiline investeerimises. Ma ei tea, kas ma teangi inimesi, kes ei ole alustanud sellepärast, et neil on justkui mingi infopuudus ja kes ei ole eeldanud, et neil on vaja kõvasti rohkem infot alustamiseks, kui tegelikult vaja läheb. Ja kujutame ette nüüd, et enne ei hakka liitma ja lahutama, kui ma oskan näiteks selliseid valemeid lahendada. Ei tundu väga loogiline, eks? Või sellist. Või äkki sellist või hoopis sellist. Me kõik hakkame liitma lahutama siis, kui me õpime liitma lahutama, eks. Me õpime need numbrid ära, 1, 2, 3, 4 ja nii edasi. Ja siis me õpime neid liitma ja siis me õpime neid lahutama. Ja siis hiljem õpime mingeid komakohti, siis õpime mingeid korrutamisi, jagamisi. Asi läheb järjest keerulisemaks. Aga me alustame matemaatikaga siis, kui me oskame liita ja lahutada. Et investeerimises on sama. Ehk siis alustamiseks on tegelikult vaja üsna vähe teadmisi. Ehk siis nii-öelda liitmine ja lahutamine. Teiseks, oluline on teada, millised teadmised on olulised. Ehk siis sa peaksid teadma, millised on selles alustamiseks vajalikus teadmiste ringis, nagu me vaatasime, ja millised jäävad siit välja, ehk millele mitte väga tähelepanu pöörata. See ei tähenda, et sa ei saaks alati paremini teha, alati ei saaks juurde õppida ja nii edasi. Sa õpid juurde ja teed paremini võib-olla. Aga see, et sa ei oska korrutada, ei tähenda, et sa ei võiks liita ja lahutada, eks. Et siin on täpselt samamoodi. Aga erinevus on see, et tegelikult see ei ole ka erinevus. Et kui me räägime matemaatikast, siis me jõuame korrutamiseni, jagamiseni ja nii edasi. Protsentarvutust läheb ka vaja, aga ma olen päris kindel, et neid eelmisel slaidil olnud valemeid ei ole meist mitte kellelgi vaja. Võib-olla mõni matemaatik on siin või keegi, kellel neid vaja on töö jaoks, aga minul ja tõenäoliselt ka sinul ei ole neid vaja. Ja investeerimise on samamoodi, eks. Et võib õppida põhiasjad selgeks ja siis võib õppida sealt potentsiaalselt kasuliku selle rõnga seest veel enda jaoks olulise asju juurde, natukene täiendada, aga ei ole mõtet õppida kõike seal, mis seal on. Sest kasutegur sellest on üsna olematu. Ja nüüd sinupoolne väike selline üleskutse, et jaga enda poolt seda, et mis on sinul takistanud investeerimisega alustamast. Või kui sa oled juba alustanud, mis takistas enne, kui sa alustasid, kui sa mäletad, või mis sa oled näiteks mõnel tuttaval märganud, et miks tema ei ole alustanud, kui tema on samamoodi rääkinud, et tahaks nagu. Et tekitame väikse diskussiooni, vaatame äkki saab seda esialgset nimekirjad täiendada või vähemalt saab näha, millised põhjused on kõige sagedamini ette tulnud. Ja järgmises videos räägime siis, kui raske see investeerimisega alustamine on, et mida siis nagu justkui on vaja, et seda pisikest rõngast nagu ära täita. Ja kohtume järgmises videos.